Ma tahaksin teha lõbusa kiire küsimuste vooru, ilma pingeta. Kõige ülehinnatum poliitiline loosung. Jõest mereni. Täitsa õige. Üks inimene, keda sa kunagi ei tahaks oma etenduse esireas näha. Võib-olla mõni Karen. Ma ütlesin inimestele Suurbritannias isegi laval, et kui asjad lähevad hästi, siis ma ehk lähen tagasi Iraani, sest seal on vähem moslemeid kui Ühendkuningriigis. Mul on au tervitada meie intervjuudes koomikut Nicolas DeSantist, kes on siin Comedy for Coopy tuuril, komöödiatuuril. Tere tulemast, Nick! Aitäh, Floor, aitäh, et mind kutsusid. On nii tore, et sa siin oled. Ja ma tahtsin sinult küsida, mis vahe on sellel korral ja eelmisel korral, sest viimase 2,5 aasta jooksul pärast seda hullust, mis algas 7. oktoobril ja proteste, mida oleme Ühendkuningriigis näinud. Sa oled tegelikult tõusnud koomilise kangelasena terve mõistuse eest ja nende pro-Palestiina poole hullumeelsete vastu. Kas seekord siin olles on see sinu jaoks teistmoodi olnud? Noh, see on olnud teistmoodi, sest mind tuntakse ära. Õige, muidugi. See on väga meelitav, sest ma ei ole veel nii suur koomik. Israelis sa oled. Mingil määral jah, erinevad inimesed. Mind just tunti ära, sest sellel kontoril polnud selget silti. Ma otsisin abi, küsisin teed. Ja ma kohtusin Danieliga, kes tundis mind minu YouTube'i videote järgi. No näed siis. Ja kui ma otsisin korruseid, läksin tema kontorisse, ta ütles, kui sa seda ei leia, tule 5. korrusele. Ma läksin 5. korrusele ja ta isa ning üks kolleegidest vaatasid üht minu videot. Ei. Me vaatame üht minu videot YouTube'is. Õige. Mul on väga hea meel, et sul oli Jeruusalemmas ära eksides tore kogemus. Absoluutselt. Räägi siis, sa alustasid oma karjääri ajakirjanikuna. Õige. Ja nüüd oled sa koomik, kes jälgib, mis toimub. Kas saaksid sellest üleminekust veidi rääkida? Ja kas sa arvad, et praegu on ainsad inimesed, kes saavad tõeliselt vabalt mõelda ja rääkida, koomikud? Ma arvan, et nad ongi. Ja isegi koomikuna riskid sa palju, kui oled pärit Ühendkuningriigist. Ma ei tea, kui palju sa oled jälginud. On ilmselge, et sul on Ühendkuningriigiga tugev side. Nii et ma sain ajakirjanikuks. See oli alati nagu unistus. Tead, kui sa oled koolis või keskkoolis, kui sul on kirjutamisoskus, kui sind huvitab maailm, geograafia, mul on rahvusvaheline taust. Nii et ilmselt oli see minu jaoks alati üsna tõenäoline. Ja ma liitusin BBC-ga. Ma liitusin BBC Pärsia telekanaliga, mis on osa BBC World Service'ist 2009. aastal. Keskkooli õpilasena Iraanis kuulasin ma BBC Worldi või Voice of Americat, isegi Raadio Iisraeli. Tead küll, välismaiseid saateid. Et saada alternatiivseid uudiseid, sest meediat juhib täielikult riik, raadio ja televisioon, eriti Iraanis. Nii et BBC-ga liitumine oli minu jaoks suur samm ja ma arvasin, et tunnen end seal koduselt. Ja muidugi, see täidab ma arvasin, et see täidab loomingulise eneseväljenduse soovi. Aga loomulikult sain ma hiljem teada, et meedia, eriti traditsiooniline meedia, on suunatud ühele narratiivile, vasakpoolsele, ärkvelolekule, globalistlikule. Kas sa kogesid seda ise? Muidugi. Kuidas see ennast väljendas? Ja millal sa ütlesid, et see ei ole tegelikult see, mida ma arvasin, et see saab olema? Ma arvan, et see juhtus üsna kiiresti, järk-järgult, aga siiski üsna kiiresti. Sest ma töötasin BBC Pärsia televisiooni uudiste toimetuses, aga ka BBC World TV's, mis on ingliskeelne kanal. Ja nagu ma ütlesin, ma liitusin 2009. aastal, aga 2016. aastal, kui ma ei eksi, oli meil Brexiti referendum. See on õige. Siis võitis Trump. Siil oli see suur tüli, kui nii võib öelda, kliimamuutuste Pariisi konverentsi üle. Ma arvan, et see oli 2015. Ja LGBT ideoloogia. Need on mõned valdkonnad, mis läksid tead küll hulluks ja üha valjemaks ning järjest vastuolulisemaks, eks? Ja loomulikult, kui sa töötad iga päev uudiste toimetuses, siis sul on uudiste päevakord. Ja siin sa töötad niinimetatud avalik-õiguslikus ringhäälingus, mis väidab end olevat erapooletu, mis väidab, et on kõigi jaoks ja kõigi oma. Nad palkavad kõiki, sest neid rahastavad kõik. Ühendkuningriigis on selleks litsentsitasu, aga tegelikkuses on neil oma agenda ja valdav enamus neist, kes nendes organisatsioonides töötavad,
on mingil määral vasakpoolsed, mõnikord väga tugevalt. Ja kui me neid lugusid kajastasime, mõtlesin ma lihtsalt, et ma ei tunne end sellega mugavalt, sest sa ei saa olla loominguline ega tõde levitada. Kui kogu päevakord on see, et Trump on halb, Brexit on halb, massiline immigratsioon on hea, islam on nii mõõdukas. Ja hiljem jõudsime Gaza ja 7. oktoobrini. Sa ütled, et erinevale arvamusele pole ruumi. Põhimõtteliselt mitte, ma mõtlen, see sõltub alati, eks. Aga kui sa tahad karjääri teha, kui sa tahad edasi liikuda ja kui sa tahad, tead küll, enda nime teha, siis pead grupi mõtlemisega kohanema. Ja mul tekkis pidevalt ülemustega probleeme, sest ma mäletan, et me kajastasime näiteks seda lugu Trumpist. Ja ma ütlesin, et see uudislõik, mida me peaksime pärsia keeles eetrisse andma, on tehtud inglise keeles. Ma arvan, see ei ole erapooletu selle ja selle põhjuse tõttu. Ja lõpuks sattusin ma distsiplinaarmenetlusse. Ta ütleb, ei, sina seadsid kahtluse alla BBC ja oma kolleegide erapooletuse. Ja okei, aga sa ei vasta mu argumentidele, tead. Aga isegi selle kahtluse alla seadmine tekitas sulle probleeme. See räägib juba iseenda eest. Ma olin töötanud ka Iraani riigimeedias umbes aasta või nii. Nii et oli irooniline näha, et see on üsna sama. Sama, aga vähemalt iraanlased on selles osas ausad. Nad ei väida, et nad on erapooletud või tõe hääl või midagi sellist. Nii et Iisraeli ja Gaza küsimus tuli hiljem üles. Kas sa olid sel hetkel ikka veel ajakirjanik? Ma lahkusin BBC-st 2022 aastal. Oogu. See oli siis vahetult enne 7. oktoobrit. Ja. Aga kajastus Iisraeli ja Iisraeli-Palestiina teemalt. See oli alati halb. Ja. Ma mäletan, et mul oli vaidlusi oma ülemustega. Näiteks, me olime BBC Persianis, eks. Ja ma ütlesin, et me peaksime seda nimetama Jeruusalemmaks, nagu Urushalim, mis on pärsiakeelne sõna. Ja nad ütlesid ei. Me peaksime seda nimetama Al-Maqdas. Ja me olime nagu, isegi araablased ei nimeta seda Beit al-Maqdas. Nad nimetavad seda Quds, kui üldse. Jumalad. See Beitul Muqaddas asi, mis on liiga pikk ja natuke keeruline hääldada. Nii et kompromiss oli, et olgu, ütleme Ur-Ussalem, Beitul Muqaddas. Tead, see oli pidev võitlus, sest enamik inimesi on ühel meelel ja see ongi nii. See on põhimõtteliselt nõiaring, sest siis nad palkavad inimesi, kes on nagu nemad ise, ideoloogiliselt samal lainel. Ja aeg-ajalt satub keegi minusugune läbi selle sõela, aga siis neil saab olema raske. Ja ma mõtlesin, okei, võib-olla saan ma oma loovust väljendada läbi komöödia, sest nagu sa ütlesid, tundub, et see on viimane vaba mõtlemise ja eneseväljenduse bastion. Kui üldse. Ja. Sul on ikka veel nii-öelda koomiline kaitse. Sa võid öelda, et ma mängisin rolli, ma olin rollis, see on ainult nali. Ma mõtlen, mõnikord see ei ole lihtsalt nali. See on okei, kui see on lihtsalt nali, aga ma ütlen, mis siis, kui see ei ole lihtsalt nali? Mis siis, kui selle taga on mingi idee? Ja see peaks ka olema täiesti lubatud. Aga ma arvan, et see, mis teeb komöödia naljakaks, on see, et selles on tõde. Absoluutselt. Sellepärast inimesed naeravadki, sest nad tunnevad sellest tõde ära. Yeah. Nii et ma mõtlen, mis paneb ajakirjanikul lahkuma ja ütlema, okei, kas sa olid alati naljakas, kas sulle meeldis alati komöödia, kuidas sa endamisi mõtlesid? Okei, nüüd proovin ma stand-up komöödiat. Kas see tuleb sellest samast vaatlevast mõtteviisist, et ma arvan, et võib-olla on mõned oskused ülekantavad. Jällegi, näed, minu komöödia on väga poliitiline, väga rahvusvaheline. See aitab, kui mind näiteks kutsutakse Iisraeli, sest ma käsitlen Lähis-Ida ja päevaväelisi teemasid. Ja ka Iisraelis on kõik iisraelased, aga seal on ka Ameerika iisraelasi, britte, prantslasi ja aeg-ajalt ka iraanlasi, nii et see ongi nii. Rahvusvaheliselt orienteeritud olemine aitab. Kirjutamine, loovus, tähelepanekud. Kõike seda saab rakendada nii ajakirjanduses kui ka komöödias. Ma arvan, et olin keskkoolis loodetavasti mingil määral naljakas. See oli jälle Iraanis. Meil olid omal ajal mingid salajased ajalehed või ajakirjad, kus me pilkasime või tegime satiiri oma õpetajate üle. Või tead küll, institutsioonide üle. Tead küll, sest meil olid sunnitud palvused. Ja nii olid juba omamoodi klassi naljamees ja ajasid teisi naerma. Mul oli sõber, kes oskas hästi karikatuure joonistada. Eks? Ja mina kirjutasin teksti ning me paljundasime neid koopiamasinaga. Vau, nii et sa olid dissident. Jah, koolis. Ja.
nii et ma arvan, et see ongi see enesekindlus ja inimesed, isegi praegu mu sõbrad on nüüd Kanadas, Ameerikas, paljud neist, nagu sa võid ette kujutada. Nii et aeg-ajalt küsivad inimesed WhatsAppi gruppides, mis juhtus Nikolasega, kas kellelgi on nende ajakirjade koopiad. Nii et ma arvan, et see oligi algus ja kui ma kolisin Londonisse, vaatasin ma palju komöödiat. Mu naine, kes tol ajal oli mu tüdruksõber, ütles, miks sa ise ei proovi? Vau! Nii et ma tegin ühe kursuse, ma arvan, et ta kahetses seda ettepanekut, sest nüüd saan mina reisida ja tema peab lastega kodus olema. Aga nii see algas. Vau! Ja siis tead, sa ütled teatud asju. Kas publik, kas sul oli alati justkui selline valmis publik olemas, kes oli lihtsalt woke kultuurist tüdinenud? Ja otsisid kedagi, kes lihtsalt ütleks välja, mida nad mõtlevad? Või oli see nii? Või olid sa piinlikes olukordades, kui ütlesid midagi ja inimesed reageerisid nii? Alati on piinlikke hetki, muidugi see sõltub jälle publikust ja sellest, kus sa esined, mis üritus see on ja see ongi osa põnevusest, sest sa pead oma publikut tundma õppima. Muidugi. Ja sa tahad, et neil oleks lõbus. Ja. Ja mõned asjad, mida ma ütlen või mida ütleb mõni vastuoluline või poliitiline koomik, on mõnikord ootamatud. Ja. Ja mõnikord inimestele need meeldivad, aga samas ei tunne nad end mugavalt, sest nad ei ole harjunud selliseid asju kuulma, isegi kui see on komöödia kontekstis. Nii et see on huvitav dünaamika. Me räägime alati koomikutega. Ühel õhtul rääkisime Avi Libermaniga, kes on selle Comedy for Kobe tuuri juht, mida ma siin teen. Ja ma tänan teda, et ta mind kutsus. Ja aitäh, et aitasid mul Iisraeli pääseda. Aga mõnikord muudab isegi valgustus ja see, kuidas istmed on paigutatud palju. Sest kui on piisavalt pime, tunnevad inimesed end naerdes kindlamalt. Saavad naerda ilma end ebamugavalt tundmata, jah. Kui saali paigutus on intiimsem, sest naer on ka nakkav, siis kas nad on kohtingul või oma naisega, see oleneb. Sest mõnikord tulevad nad pärast minu juurde ja ütlevad, et see nali oli naljakas, aga ma olin oma kaaslase või naise kõrval. Vabandust, kui ma ei naernud. Nii et minu abikaasa käis eile õhtun sinu etendusel. Ta ütles, et seal oli palju naise kohta nalju. Olgu. Nii et vot sulle. Ja ta oli seal ilma minuta. Nii et ma arvan, et ta oli vaba naerma. Loodetavast. Ta tõesti naeris palju. Ta tõesti naeris. Aga Nick, kas sa arvad, et Inglismaal on olukord eriti halvaks läinud? Sest ma mõtlemata, sul on olukord, kus inimesi arreteeritakse säutsude pärast, kus Ühendkuningriigis tunnevad inimesed, et sõnavabadus kehtib ainult ühele poolele. Tead, kui ütled midagi immigrantide vastu, siis sind arreteeritakse, aga protestidel võib nädalavahetusel öelda näiteks tapke juudid. Kas sa arvad, et see on Ühendkuningriigis raskem? Ma mõtlen, sa oled praegu selle jaoks keerulises kohas, kas pole? Absoluutselt, jah. Seda küsimust küsitakse mult tihti, eriti pärast etendusi siin Iisraelis. Ja mõtlen, et keegi peab seda tegema. Ma proovin selle üle nalja visata, jällegi naljad, mis on mingil määral tõe põhjal. Ma ütlen, et nad ikka veel üritavad aru saada, mis rahvusest ma olen, eks. Sest sa oled iraanlane. Ma olen iraanlane, aga sündinud Itaalias, nii et ma olen Itaalia iraanlane ja nüüdseks naturaliseeritud Briti kodanik. Aga kui ma näeksin välja nagu anglosaksi, oleks mul ilmselt rohkem probleeme. Ma alati jälle teen selle üle nalja, sest olles ajakirjanik vaatasime palju ÜRO istungeid. Näiteks ÜRO Inimõiguste Nõukogu istungit. Ja see on koht, kus sellised riigid nagu Suurbritannia peavad loenguid ja õpetavad selliseid riike nagu Iraan inimõiguste ja kõige selle kohta. Ja ma ütlen õigustatult. Aga ma ütlen, kas te kujutate ette, kui iraanlane on vangistatud või arreteeritud Suurbritannias sõnavabaduse eest? Iraani delegatsioonil saaks ÜRO Julgeolekunõukogus või Inimõiguste nõukogus britte mõnuga materdada. Ja meil tõesti oli arreteerimisi. Kuulus koomik Graham Linehan arreteeriti minu meelest eelmisel aastal. See oli ülemaailmne uudis, sest ta on nii silmapaistev isik. Ja. Ma teen jälle nalja ja ütlen, et võib-olla pole mind arreteeritud sellepärast ja tõstaks mu karjääri ja annaks palju tähelepanu. Sa ei tea, aga see on tõesti kohutav olukord. Nad väidavad, et Keir Starmer seisab häbitult Donald Trumpi ees ja väidavad, et meil on sõnavabadus ning me oleme selle üle väga uhked. Aga tegelikult on meil olnud arreteerimisi, arvukalt arreteerimisi. Nad üritavad tagaukse kaudu jumala teotuse seadusi sisse tuua. Ja nad püüavad seda esitleda kui avaliku korra või avaliku julgeoleku seadust, aga nad on selle põhjal juba tegutsenud. Ja praegu, kui me räägime, toimuvad Inglismaal rahutused selle valge poisi õõvastava tapmise pärast. Venipuas. See lihtsalt murab mu südame. Poiss, kelle politsei arreteeris, oli see, keda pussitati, mitte pussitajad, kui ta veritses. Kui ta veritses surnuks. Ja videod on väljas. Ja
arva ära. Meil on rahutused ja loomulikult pole meie peaministril endiselt talle ühtegi sisukat kaastundlikku sõna, täpselt nagu tal polnud ka Southporti suhtes. Nii et see teeb... Teate, ma ei taha end tiita, aga see teeb komöödia veelgi olulisemaks, sest vasakpoolsed on kõik enda kätte saanud. See on kõik, mis meil on. See on viimane kaevik. See ongi kõik. Viimane. Ülikoolid, meedia, Hollywood. Meedia, komöödia ringkond ise. Nii et see pole nii, et me teeme seda... Ma rääkisin inimestele, need on ilusad teatrid, kus me siin Iisraelis esineme. Aga konservatiivsed koomikud Inglismaal. Võib-olla ainult mõned või isegi vähem, kes on juba nii suured, et nad on, tead küll, suuremates kohtades asendamatud või tühistamatud, kui soovid. Aga ma tegin nalja. Esineme pubide keldrites, mahajäetud tööstuslausid, koole, erakoolide ruume, kontserdipaiku, kogukonnasaale, kohti, mis on kõrvalistes paikades. Sest tavapärased komöödiaklubid kas ei laseks meil esineda või tühistaksid meid kohe, kui saavad ühe vihase e-kirja või telefonikõne. Nii et mul on olnud Inglismaal esinemisi, kus asukoht on salajane ja külastajad saavad samal päeval e-kirja, et vähendada tühistamise riski. Ja ometi väidab peaminister, et meil on sõnavabadus. See teebki komöödia veelgi olulisemaks. Ja tulles tagasi sinu eelmise küsimuse juurde, on inimesi, kes ütlevad, vau, see on nii värskendav, sest kõik on muutunud nii tüütult sarnaseks. Kõik lähevad lavale ja räägivad iseteeninduskassades, supermarketis, Tinderist ja Trumpist. Ja mitte ainult, ma mõtlen, ma olen täiesti poolt väikesele heatahtlikule huumorile Trumpi teemal, muidugi. Aga need samad vanad naljad ja lihtsad naljad, katoliku kirik, katoliku preestrid, tõesti, ja te nimetate seda võimukate pihta löömiseks. Kes on kunagi hätta sattunud sellepärast, et on nalja teinud katoliku preestrite, paavsti või Trumpi üle? Nii et nemad. Nad nimetavad end tead mässajateks. Ja mis see termin subversiivsed koomikud siis tähendab? Aga tegelikult ei kõiguta nad kellegi ootusi. Nad lihtsalt kordavad samu peavoolu seisukohti. Kliimamuutus, sooline palgalõhe, LGBT, kaasa, immigratsioon on hea. Konservatiivid on kurjad. Kõik see. See teeb poliitilisest komöödiast, mis erineb peavoolust ja grupimõtlemisest veelgi olulisema. Absoluutselt. Aga sa oled ka iraanlane, mis tähendab, et sina ja su pere, ma eeldan, pidite mingil hetkel Iraanist põgenema, sest sa kasvasid seal lapsena üles. Sa nägid, kui mürgine võib olla islamiseerimine või poliitiline islam. See on mõjutanud kõiki su sõpru, kõik on nüüd riigist lahkunud. Seal on ikka veel inimesi, kes kannatavad iga päev, keda tapetakse iga päev. Nii et ma arvan, et sa näed asju mingil moel palju selgemalt. Kas sind teeb murelikuks Ühendkuningriigi islamiseerumine? Kas sa arvad, et see on tõeline probleem? Või ei ole see veel nii tõsine probleem, et oleks pöördumatu? Muidugi teeb see mulle muret. Ma mõtlen inimeste jaoks, kes põgenesid Iraanist, on see õudne déjà vu, eks. Sest nad on seda juba näinud, mida lahkunud Iraani šah nimetas reaktsioonilisteks, punasteks ja mustadeks jõududeks. Mustad olid islamistid ja punased kommunistid. Ja see ebapüha liit, mis 1979 aastal tegi seda, mida ta tegi, on praegu kõigi silme ees. Ja see stsenaarium kordub taas. Ja me näeme, kuidas vasakpoolsed, ärganud ja karenid, keskklassi valged naised on iroonilisel kombel islami kütkes ja sellega voodis. Me teame, mis põhjus on, aga võib-olla mitte. Jätame selle sinna paika. Aga meie jaoks, mõtleme, oota nüüd, meie, ja ma tegin selle üle nalja. Ma ütlesin inimestele Suurbritannias, isegi laval, eriti pärast eelmise aasta sõda ja selle aasta sõda, et kui asjad lähevad nii, nagu lähevad, siis ma võin tagasi Iraani minna, sest seal on vähem moslemeid alles kui Ühendkuningriigis. Nii et ma arvan, et on aeg tegutseda. Ma ei tea, kas me oleme hiljaks jäänud või mitte, aga me peame tegutsema ja tegutsema otsustavalt, sest see on meie ja minu hea sõbra Nick Dixoni jaoks. Ta ütles umbes nii, jah, sa võid minna Iraani, aga Inglismaa on kõik, mis meil on. Ja siin ei ole mujale minna. Nii tunnevad juudid praegu kõige selle toimuva keskel. Ma mõtlen, antisemitismi tõus Ühendkuningriigis on šokeeriv. Igal nädalal toimub uus rünnak ja muidugi avaldab Keir Starmer kahetsust, aga tegusid pole
või siis lihtsalt pannakse juudid puuri taha. Need ongi lahendused, mida pakutakse. ja nagu mina, oleme me Iisraeli ringi reisinud, meie baasiks on olnud Jeruusalemm, Tel Aviv, aga me käisime ka erinevates kohtades. Ja mu Iisraeli või juudi sõbrad rääkisid mulle, kui palju rohkem kuuleb näiteks briti või prantsuse aktsenti teatud piirkondades, sest inimesed kolivad. Muidugi. Aga see meenutab mulle Golda Meiri tsitaati, kui temalt küsiti, mis on Iisraeli armees salarelv, et nad on nendes sõdades järjest edukad olnud. Ja ta ütles, sest meil ei ole kuhugi mujale minna. Me ei saa tagasi minna. Ja see on enamiku lääne-eurooplaste olukord, sest neil ei ole Iraani passi või mitte kõik ei saa minna tagasi tõotatud maale või Argentiinasse. Euroopa on liiga väärtuslik ja me peame seda kaitsma. Aga võiks ju arvata, et nad võitleksid innukamalt. Sa arvaksid nii, kas pole? Trump oli nii suur inspiratsiooniallikas. Nüüd näeme, sest kahjuks pole see leiboristide valitsus ja Keir Starmer pärast skandaali järel paigast liikunud, kuna neil on nii suur enamus tänu konservatiivide kehvale valitsemisajale. Mitte sellepärast, et nad ise nii hästi hakkama said. Aga asi on selles, et neil on nii suur ülekaal ja neid on tabanud kõik need skandaalid. Teate küll, Southport, nüüd Henry Novak, Mandelson, Epsteini toimikud, antisemitismi vastasus, inflatsioon, mida iganes. Ja ta on ikka veel seal. Aga järgmistel üldvalimistel, mis kahjuks on alles mõne aasta pärast, näeme, mis juhtub. Probleem on selles, et isegi kui sa võidad, nagu Itaalias, meil on Giorgia Meloni, teate küll. Teistes Euroopa riikides on meil Geert Wilders. Mõnikord sa tõesti võidad, aga isegi siis, kui sa võidad, on olemas globalistlikud jõud, EL, Rahvusvaheline Valuutafond, Euroopa Keskpank, nemad ikka suruvad vastu. Nii et töö pole tehtud, kui sa valimised võidad. Pead olema järjekindel, absoluutselt. Ja sa pead tegema suhtekorraldust. Ja võib-olla siin tulebki mängu huumor. Ma mõtlen, mina teen komöödiat, sina teed oma taskuhäälingut. Igaüks teeb midagi, mängib oma rolli ja me peame põhimõtteliselt koos pingutama ja Euroopat kaitsma. Ma olen nõus. Ma arvan ka, et huumor on sellest väga suur osa. Nagu sa tead, on mõned Iisraeli koomikud suutnud neid kohutavaid eksiarvamusi Iisraeli kohta lõhkuda. Aga väga naljakal moel. Väga naljakal moel. Ja nad on käinud üle maailma ning protesteerinud nende vastu. Need on need koomikud, kelle vastu protestitakse. Ja tead, kui sa tagasi lähed, olen kindel, et saad ka selle eest kriitikat, et siia tulid. Aga tead, ma arvan, et töö, mida sa teed, on äärmiselt oluline. Ja ma arvan, et mõnikord saab ainult komöödia kaudu öelda asju, mida muidu ei saa. Jah, Itaalias ütleme pillola amara, mis tähendab mõrupilli. Ja. See on hea vahend, sest teema on nii vastumeelne, see on nii sünge, eks? Ja. Aga naljaga on see nii vahetu. Sa paned inimesed end hästi tundma. Ja selle asemel, et lugeda raamatut või kuulata uudiseid, mis võivad olla väga masendavad, lähevad inimesed ja see ongi väljakutse, sest sa pead seda naljakana hoidma. Sest sa ei taha, et see muutuks täpselt selliseks. Täpselt. See on selles mõttes tühistamiskultuuri täielik vastand. Kas sa oled kunagi ülikooli linnakutesse esinema läinud või nad ei lase sind sinna? Jah, ma teen selle üle mõnikord nalja, aga eriti siis, kui ma ise veel tudeng olin või oma karjääri alguses, osalesin ma mõnel ülikoolide komöödiavõistlusel. Nii et mõnikord, kui ma esinen avatud meelega või konservatiivsema publikuga, siis see on üks mul lemmik naljadest. Ma ütlen, et okei, see läks paremini Goldsmithi ülikoolis Londonis, mis on koht, kus ma esimest korda kogesin. Just, mittebinaarsust. Või ärkvel, väga ärkvel, sest nad on ju kunstikool, eks? Ma arvan küll. Jah, see oli esimene koht, kus ma läksin tualetti ja siis nägin, kuidas tüdrukud kabiinist välja tulid. Ma mõtlesin, mis siin toimub? Ja siis Southamptoni ülikool, jah, natuke siin ja seal, mõnikord juhtub. Ja loomulikult on London üldiselt väga vasakpoolne, mis on alati tore, kui kutsutakse USA-sse või Iisraeli või kuhu iganes, tõesti. Ja kas sa arvad, et olles olnud ajakirjanik, peavad asjad muutuma? Ma mõtlen, kas need pöörduvad paremuse poole. Inimesed maksavad BBC eest head raha. Nagu sa ütled, see on avalik ringhääling. Trump kaebab neid nüüd kohtusse selle eest, et nad panid talle sõnu suhu, mida ta tegelikult ei öelnud. Ja ma mõtlen, ma ikka mõtlen endamisi, Nick, kui palju hullemaks asjad saavad minna enne, kui need paremaks lähevad. Kas sa mõtled sellele kunagi? Noh, ma loodan, et sul on õigus. Ma loodan, et me oleme jõudnud põhja, tead küll. Põhja.
Itaalias öeldakse non c'è limite al peggio, halvemal pole piire. Aga ma loodan, et me oleme seal. Ja jällegi, see ongi hea asi selliste nähtuste puhul nagu Trump, Javier Milei või Giorgia Meloni. Seal on inspiratsiooni, kui soovid. Isegi BBC-l on raskusi. Neil on olnud mõned woke komöödiasarjad, näiteks situatsioonikomöödiad, näiteks Märgi nädal. Kui ma tulin Suurbritanniasse, meeldis mulle seda saadet vaadata, Mark the Week, päevakajalistel uudistel põhinev komöödiasaade, paneelsaade ja mulle väga meeldis see. Aga aastate jooksul eriti läks see järjest hullemaks, kuid vääramatult. Nüüd pidi BBC selle lõpetama, sest me ei vaata seda enam. Ma ei tea, võib-olla teistsuguse suhtumisega, ma loodan seda. Ja ka situatsioonikomöödiad, see on alati tead see DEI. Sa tead? Seal on lesbiline naine, kellel on võib-olla ka üks jalg või üks jalg ja samuti depressiooniprobleemid. Ja siis esimesel hooajal nad teevad seda, aga järgmine hooaeg tühistatakse, sest turg ei taha seda. See sõltub ka sellest, milline valitsus on võimul, sest valitsus tahab selle külmutada. Mõte oli selles, et okei, te tahate anda meile erapooletuid uudiseid ja isegi sellega te ebaõnnestute. Aga meelelahutus, mis on tead indoktrineeritud ja ajupesuga meelelahutus, jätame selle turuhooleks, sest erakanalid teevad seda. Absoluutselt. Pole mingit vajadust, et teie indoktrineeriksite lapsi sellise komöödiaga või tegelikult ükskõik millise saatega. No see ongi asi sinu töö juures nüüd, kui sa oled YouTube'is. Sa oled YouTube'is sensatsioon. Sinu videod saavad üle maailma miljoneid ja miljoneid vaatamisi. Teisisõnu, sul ei ole seda komöödiaklubi enam vaja. Sa vajad seda füüsilise komöödia jaoks, aga nüüd saad sa rääkida inimestega kõikjal. Muidugi on ikka tore, kui kutsutakse, aga tänu jumalale YouTube'i eest ma lendasin El Alliga, minu esimene firma, minu esimene lennufirma, ta lihtsalt tühistas. Ja siis Avi ütles, et broneeri El All, sest nemad on karmid. Aga El All on teinud seda kõike, ei, tänu jumalale, aga El Allil on lisaturvakiht. Nii et ma kavatsesin... Kuidas siis oli? See oli hea, sest nad tunnevad sind ära. Ja, see on ülemus, sest kõigepealt oli seal üks tüdruk, kes rääkis minuga heebrea keeles. Ma ütlesin, et ma ei räägi heebrea keelt. Ei räägi? Olgu, mine selle tüdruku juurde. Ja see tüdruk imestas. Kas sa lähed komöödiaetendusele? Mis see on? Ma näitasin talle flyerit, kus oli minu nägu ja kõik see. Ja siis ta kutsus juhendaja. Juhendaja oli mind YouTube'is näinud. Võrratu. Nii et jah, see oli alati nii praktilisest vaatenurgast kui ka ego tõstmise mõttes. Jah, mind tunti ära. Nii et see oli lihtne. Nii et YouTube või uus meedia aitab sul neist enesekindlatest, eneseõigetest mööda minna. Jah, nalja ja komöödia väravavalvuritest. Sest kui meil ei oleks YouTube'i või Instagrami. Ja siis ongi ainult need 30 inimest klubis, kui sa oma etendust teed. Ja, just. Nii. Ja sa ei saaks isegi seda teha, sest on olemas korraldaja, kes on ilmselt ärkvel või võib-olla liiga ettevaatlik, et lubada kellelgi öelda midagi, mis võiks selle Londoni publiku ärritada. Sama kehtib ka teleprodutsentide kohta. Aga nüüd on meil koomikud, kes on palju edukamad kui mina, kes tänu YouTube'ile ehitavad endale publiku ja hakkavad siis tuuritama. Nii et neil ei ole vaja neid tõe või huumori väravavalvureid. Nii et ma arvan, et meedia demokratiseerumine uue meediaga on olnud nii hea kui halb. See on olnud hea, sest inimesed nagu sina saavad pääseda sellest ärtvel olevate eliitide haardest. Aga teisest küljest see lihtsalt eraldab inimesi. Ja tead, osa põhjusest, miks kõik vihkavad Iisraeli, miks me oleme maailma suurim vaenlane, on see, et sotsiaalmeedia on sisuliselt hõivanud mõned väga salakavalad tegelased, kelle eesmärk on lihtsalt Iisraeli diskrediteerida. Nii et see on omamoodi... See on nagu võrdsemad võimalused. See on natuke, ma teen seda lugu 2 koomikuga, kes on oma 50-ndates või 60-ndates. Ja nad ei ole eriti sotsiaalmeedia osas kogenud. Ja neil polegi vaja olla, sest nad tegid oma nime ja said kuulsaks eelmisel ajastul. Ja au neile selle eest. Miinuspool on see ja ma olen ka nõus, et mõnikord on koomik lihtsalt väga ilus tüdruk. Tead küll, ta on modell, sisulooja, mõjutaja ja koomik ühes isikus. Ja tal on miljoneid jälgijaid ning ta saab esineda igas klubis, sest ta müüb kõik välja ja nii edasi. See on natuke tüütu. Aga okei, tema teeb oma asja ja mina teen oma asja. Ja me mõlemad saame esineda. Ma arvan, et kokkuvõttes on see hea asi. Aga Iisraeli pooldajad, lääne pooldajad või elu pooldajad, mis iganes, peavad olema natuke aktiivsemad ja meediateadlikumad. Jah, ma olen sinuga täiesti nõus.
Okei, Nick, enne kui lõpetame, tahaksin teha ühe lõbusa kiire küsimuste vooru. Okei. Okei, sest koomikutega saab seda teha. Muidu pole mingit survet. Pole survet. Ma tean, me salvestame. Hästi. Kõige ülehinnatum poliitiline loosung. Kõige ülehinnatum. Jõest mereni. Täiesti õige. Jaa. Täiesti õige. Enamik inimesi, tead küll, oled neid videoid näinud, küsitakse, okei, mis jõgi see on? Ja me näeme seda. See lihtsalt riimub hästi. Nad ei tea. Nad ei tea. Aadress riimub täpselt. Kõige alahinnatum voorus. Tänapäeval me rääkisime Instagramist, sotsiaalmeediast, võib-olla alandlikkus. Jah, absoluutselt. Alandlikkus on hea omadus. Millist ajaloolist isikut sa tahaksid interveerida? Üks on... see sõltub kas elus või surnud. Ma tahaksin rääkida Silvio Berlusconiga. Vau. Ta oli tõeline karakter. Ta oli tõeline karakter, mis on diplomaatiline viis tema kirjeldamiseks. Jah, tal olid omad veidrused, tead küll, keegi pole täiuslik, aga ma austasin teda. Ja mina, kui ma olin noor üliõpilane ülikoolis ja vasakpoolsete kantsis, siis tema tõusis esile just sel ajal. Ma käisin ühel tema koosolekul, aga jah, ma tahaksin teda interveerida. Elavatest tahaksin ma võib-olla interveerida kas Biibit, Trumpi või Geert Wildersit. See on hea vastus. Võib-olla proovime seda järgmine kord korraldada. Olgu, üks inimene, keda sa mitte kunagi ei tahaks oma etenduse esireas näha. Võib-olla mõni Karen. Kas sul on selliseid olukordi olnud? Jah. Kas sul on olnud inimesi, kes on lahkunud, hüüdnud või vahele karjunud? Mul just oli, lahkumine. Jah, lahkumine. Lahkumine, hüüdmine, vahele karjumine, mul on kõike seda olnud. Aja jooksul muutud sa paksunahalisemaks ja õpid ka sellega toime tulema. Aga jälle, tänu algoritmile ja kui ma muutun kuulsamaks, kui nii võib öelda, kuigi võib-olla me pole veel sealmaal, siis inimesed, kes tulevad mind vaatama, teavad mind tavaliselt juba. Aga just eile õhtul Jeruusalemmas ütles mulle üks naine, ma ei taha nalja avaldada ega midagi, aga ma võrdlesin ja see nali on muutunud üsna pööraseks. Ma tean, millist sa mõtled. Palestiina riigi tunnustamine. Koos transinimestega, eks? See on nagu Palestiina riigi tunnustamine. See on nagu transinimese tunnustamine naisena. Ja siis ma küsin, miks? Aga inimesed saavad seda YouTube'ist vaadata. Väga naljakas. Aitäh. Niisiis tuli see naine ja ütles, et okei, mulle meeldis see etendus, aga see osa ei olnud hea, sest see oli lugupidamatu transinimeste suhtes. Või muide. Minu transsoolistest sõbrad naeraksid selle üle. Täpselt. Sest nemad, kui nad teevad nalja itaalaste või sakslaste üle, siis meie teeme kogu aeg enda üle nalja. Ja? Nii et mis sellest siis halba on? Aga jah, mõnikord on inimesed lugupidavamad, aga mõnikord lähevad nad nii kaugele, et üritavad sinu aadressi või päevatöö tööandja välja uurida ja lasta sind vallandada. Nii et reaktsioonid võivad olla erineval tasemel. Absoluutselt. Ja lõpuks, kui sa saaksid sundida iga poliitikut vaatama ühte komöödiashowd, siis milline see oleks? Üks komöödiashow ja see ei oleks minu oma. Ma mõtlen, mul pole veel oma komöödiashowd. Sa saad selle, sul tuleb see kindlasti. Ta oleks minu lemmikkoomik ja mõnikord on see tohutu kompliment, kui inimesed YouTube'is mind temaga võrrelda. Tema jaoks. See oli noor McDonald, kes suri mõned aastad tagasi, kanadalane, aga elas Ameerikas. Jah, mitte eriti poliitiline. Väga tark, aga tagasihoidlik. Teeskös rumalat, aga oli tegelikult tark ja oli ka konservatiivne kristlane. Ma tõesti igatsen teda ja soovitaksin kõigil teda vaadata. See on tõesti suurepärane soovitus. Nick, aitäh, et tulid Iisraeli, et panid meid naerma. Meil on seda vaja. Ja aitäh, et paned selles maailmas normaalsed inimesed edasi naerma. Aitäh, et mind vastu võtsite. Aitäh, et aitasite mul bürokraatiast üle saada. Alati me aitame sind sisse. Sama siin. Alati oleks mul väga hea meel olla siin Iisraelis ja koos teiega. Aitäh, Nicolas de Santos!